Tere! Mina olen Rimi toitumisnõustaja Katri Merisalu ja täna ma jagaksin teiega ühte retsepti, mille me teeme kanast ja köögiviljadest. Alustame sellest, et kõigepealt marineerime need kanakoivad. Selleks on meil vaja õli. Siis on meil vaja soola. Ka niimoodi näpuotsaga võib seda teha. Seejärel võtame kurkumi. Kurkum on väga kasulik ja põletikuvastane. Nüüd hea trikk on, kui kasutada kurkumit, siis lisada musta pipart. See musta pipar teeb selle kurkumi aktiivaine, mis on kurkumiin, 10 korda veel efektiivsemaks. Järgmiseks masseerime need kanakoivad maitseainetega sisse, mis ma siia lisasin. Õli, kurkum, must pipar, sool. Sellise huvitava Vahemere maitse annab sellele kanaroale see, et me võtame sidruni, lõikame iga kanakoiva alla, siit sellise sentimeetri paksuse sidruniviilu ja asetame sinna kanakoibade alla. Nüüd, kui kanakoivad on ilusti sisse masseeritud selle õli ja maitseainetega, paneme selle ahju. Kui me oleme kanakoivad pannud 15 minutiks ahju, umbes 220 kraadiga, hakkame me valmistama köögivilju. Soola näpuotsaga, paneme ka musta pipart siia ja lisame jälle kurkumit. Nüüd ei jää muud üle, kui lihtsalt sisse masseerida kõik need komponendid ka siia. Lisame terve pea küüslauka siia. See läheb siis köögiviljadega koos ahju. Aga ennem kui me need sinna plaadile paneme, siis on oluline vajutada natuke, muljuda neid niimoodi, siis need annavad rohkem maitset. Nüüd, kui kanakoivad on 15 minutit ahjus olnud, on õige aeg need välja võtta ja köögiviljad sinna lisada. Proovime iga kanakoiva juurde panna ühe küüslaugu. Nüüd, kui me oleme köögiviljad siia juurde lisanud, siis me paneme kõik selle tagasi ahju järgmiseks 20 minutiks. Nüüd on 35 minutit möödas ja aeg need kanakoivad ja köögiviljad välja võtta. Kui sa oled kimpus sellega, mida tervislikku endale õhtusöögiks süüa teha, siis heaks nipiks on lihtsalt kõik köögiviljad õli ja maitseainetega kokku segada ja lihtsalt ahju visata.